Ma tegin isegi märkmeid, et sinuga jagada. Mul tuli eile läbi info, mis ma tahtsin sinuga jagada, aga ma olin tiba liiga väsinud, seega ma jagan seda nüüd. Ehk siis osad selle tervendusseansi järel, kõik, kes tagasisidet jagasid, aitäh teile selle eest, siis osad ütlesid, et näiteks nad ei tunne üldse oma vanematega lähedust. Isegi ei saa kätte seda tunnet. Ja mõni ütles, et tal tuli kohe pisar silma ja hästi lihtne oli nagu vastu võtta seda armastuse voolu. Ja mõnel tuli näiteks emma-kumma vanemaga trots ülesse. Ja see kõik näitab sinu sees olevaid mustreid, mida sa tegelikult sisaldad ja millest sa veel kinni hoiad. Sellepärast, et väline ei saa muutuda, kui sa seesmiselt iseennast ei muuda. Näiteks kõik mustrid, mida sa sisaldad, näitab sulle informatsiooni. Kui sa tahad liikuda kõrgematele tasanditele, saab jõuda niikuinii ühel hetkel tingimusteta armastusse ja me ei pääse sellest mitte keegi. Sa tuled lihtsalt järgmises kehastuses seda sama kohta kolistama, aga sa ei taha seda ju. Kui sa tahad liikuda kõrgemale tasandile tingimusteta armastusse, kus toimub igasugune loomine, ilu, küllus, suhete tasandil, kõrgema tasandi loomine ja see loomine toimub seal hetkega, on oluline sul etteheidetest või mis tahes ohvrist tulla välja. Sul tuleb jõuda ühel hetkel 0 punkti ehk neutraali. Ja pane tähele, kui sul kerkib üles trots või viha või pahameel ükskõik kumma vanema suhtes, siis see näitab sinu allasurutud viha, mida sa oled enda sisse alla surunud ja kokku pakkinud ja mis tegelikult tahab kehas välja tulla. Osad ütlesid, et neil ei tule üldse mingit emotsiooni. Kas see on muster ja näitab sinu kohta, mida sa sisaldad? See näitab seda, et sul on emotsioonid lukus, sa oled need alateadlikul tasandil ära külmutanud, sest on sul nii lihtsam hakkama saada elus, et mitte tunda tundeid. Aga kui sa tahad tõusta kõrgematele tasanditele, sul tuleb hakata tundma, mida sa sisaldad, sest sa ei saa elus kogeda seda ilu, mida sa tahad, kui sa ei ole nõus kogema tundeid, mida sa sisaldad. Pluss ja miinus. Positiivne laenguga emotsioon, õnn, rõõm, joovastus, need on kõrgema tasandi tunded. Sa ei saa neid tunda, kui sa ei luba tunda pettumust, viha, frustratsiooni. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa pead, ma ei tea, alaga ukse lahti lööma ja vanematel näo täis minema sõimama. Palun ärge tehke seda. Et sul tuleb see enda sees ära korrastada. Sa oled täiskasvanud inimene ja nüüd on sinu kord olla vastutav oma elu eest ise. Palun tehke see enda sees esimesena korda, sest ära unusta, füüsiline maailm reageerib sinu energiale, sinu olekule, sellele, mida sa sisaldad. Seega, kui sa tahad füüsilises reaalsuses luua muutus, sul tuleb luua muutus kõigepealt ise enda sees see teema korda teha. Sest et väline muutub iseenesest sulle järgi. Sa ei pea välist mitte kunagi jõuga muutma. Alati sina esimesena. Ja see muidugi ei tähenda seda, et sa pead välisest tolereerima mingit bullshiti. Ei, sa teed ennast enne esimesena, viid neutraali. Kõik, mis tahab üles kerkida, lubad ja vaatad ausalt otsa sellele, mida sa sisaldad. Ja mõni jagas muga sellist tagasisidet, et ühte vanemat ma saan vastu võtta ja teisega no ma ei tunne üldse lähedust. Sul tuleb see ühendus luua enda sees. Ja seda sa saad teha kodus ise, alustades näiteks seda vanemate tervendusseansi vaatamise videost, kus ma näitan ära, kuidas sa saad neutraali nii energeetiliselt, tundetasandil kui ka siis, ütleme, selle elukogemuse kosmilises mõttes. Ja kui sa ka tahad teada, mis videost on juttu, siis sa saad kommenteerida postituse alla lihtsalt sõna tervendus ja ma saadan sulle lisainfo. Kui see jagamine kedagi kõnetab, paneb rohkem vaatama iseenda sisse, juurpõhjustesse või selle üle mõtlema, mida sa tegelikult sisaldad ja kuidas see maailm toimub ja kuidas sa seda lood, siis mul on selle üle ääretult hea meel.